Äsja lõppes heinalipu kuju avamistseremoonia ja see ei ole selle kuju esmakordne avamine, sest heinalipu sünnikoht asub Maidla vallas ja tema 100-aastase juubeli puhul sai see sinna üles pandud, aga nüüd toodi ta siia ülesse Jõhvi ja selle põhjuseks on mitu asjaolu. Kõigepealt heinalipp lõpetas gümnaasiumi Jõhvis 1940. aastal, et see on tema kodukool ja kodukooli staadion. Just seetõttu sai tema 100-aastase juubeli puhul seesama staadion, mis äsja sai valmis tol aastal, nimeks Heinalipu staadion. Nii et Heinalipu kodukooli ees asub Heinalipu staadion. Ja selle staadioni avamiseks toimus Eestis üle tüki aja esimene suurem rahvusvahelise tasemega kergejõustikuvõistlus ja ka selle võistluse nimeks sai Heinalipu mälestusvõistlus ja see võistlus jäi korduma. Toimub igal aastal Heinalipu sünnipäeva ajal ja selle võistluse tase on tõusnud ja nüüd juunikuus, kui ta 4. korda toimub, on ta üle aegade kõige kõrgetasemelise võistlus üldse, mis Eestis on kergejõustikus korraldatud. Ja siin samas meie oma koduses Jõhvis, Jõhvi Heinalipu staadionil, Heinalipu kodukooli ees. Ja põhjus selleks, miks see võistlus on nii suureks ja uhkeks läinud, et Heinalipp ise oli maailma tasemega mees, oma aja maailma parim kümnevõistluses, mitmete Euroopa rekordite omanik kuulitõukes, Euroopa parimaid kettaites, ta oli tõeline universaal, võib-olla selliste võimetega kümnevõistlust polegi kunagi kümnevõistlused Eestis olnud, aga see oli Stalini aeg. Ja mitmetel põhjustel teda ei lastud Nõukogude Liidust välja. See oli tema isiklik traagika, kui sa oled maailma parim ja sa ei saa oma konkurentidega võistelda. Ei ole nagu hullemat asja ühe tippsportlase jaoks. Ja nii tal ei õnnestunudki kogu oma elu vältel ühegi oma aja teise maailmastaariga tema enda lemmikaladel võrdselt ühel võistlusel koos mõõtu võtta. Ja see on nüüd järgmine põhjus, miks ta siia Jõhvi sai, sest tänu Heinalipu mälestusvõistlusele tulevad need maailma tänased parimad siia Heinalipu staadionile, Heinalipu võistlusele. Ja kui Heinalipu kuju on ka siin, siis sümboolselt ta vähemalt nüüd saab olla maailma parimate keskel, mida tal eluajal ei võimaldata. Ja see on nüüd vähemalt meie tänaste Jõhvi inimeste ja üldse Ida-Virumaa inimeste võib-olla selline võlg ja võla tasumine tema ees, et vähemalt sellisel kujul luua talle sümboolselt see võimalik olla võrdselt koos maailma parimatega. Сегодня мы открыли Jõhvi памятник Heinalippu. Вот здесь он стоит. И многие не знают, что Heinalipp, самый известный легкоатлетист в свое время в Эстонии, закончил Jõhvискую гимназию в 1940 году. После военный период он был самым лучшим спортсменом по десятиборье в мире. Но его не выпустили из Советского Союза. Это было сталинское время. Но сегодня, когда был юбилей 100-летний Heinalippa, мы открыли здесь в Jõhvi стадион и назвали его именно Heinalippa. И здесь мы стали организовать памятное соревнование Heinalippa. И сюда собираются 10 спортсменов раз в год, где сегодня самые лучшие в мире. И хоть в таком виде, как статуя, Heinalipp сейчас может стоит равномерно вместе с сегодняшними самыми лучшими, как он в свое время был самый лучший в мире, но он не смог с ними соревноваться, невозможно было. Но сейчас вот те, которые самые лучшие, придут сюда, снимаются, и вот эти снимки летают вокруг мира, и все узнают в мире, что
был Эстонии такой человек, как Heino Lipp, такой спортсмен он был, и именно, что он наш jõhviский спортсмен. И это для нас и для Jõhvi очень и очень важно.